tulemast tagasi, daamid ja härrad. On algamas üks täiesti ootamatu, spontaanne repliik ühelt Pärnumaa Treimani külamehelt, kes sõitis parasjagu just autoga Tartust väikese hilinemisega kontserdile kohale ja palub sõna. Esimest korda üldse meie tuuri ajaloos selline spontaanne vahelesegamine. Tere õhtust! Ma arvasin, et see lava on koht, kus ikkagi saab ühe lonksu vett võtta. Et naine pole ammu kodus käinud. Et sama nagu jagada. Ja naine on olnud abikaasa Kristiina nii mõnusalt tuuril, et see on inspireerinud mind. Ja kui ma olen kodus olnud, siis vahepeal ikkagi on hetk aega, nagu teiegi, kes te ütleme, söögi tegemise kõrvalt hakkasid tegema laulu ja siin te olete. Et lihtsalt ma loen selle ette. Ma ei tea, kas see on nüüd meesõiguslus või hoiatus kõigile meestele, aga mis ma ikka sisse juhatan. Köök naistest on tühi ja kõhud on näljas, järele jäänud pere täna jälle sööb väljas. Köögis on vaikus, siin kartul ei hau, viimasest leivapurust on puhtaks nokitud laud. Alles see oli, leivad ühte kappi, kuis nüüd juba maailma kisenda nappi. Elu lõi kreeni, mu naine on läinud, juba jutti 2 nädalat tuuril ta käib. Naistel nüüd köögiks on terve Eesti, aga valmis ei saa siin mitte ükski keedis. Jälle sa naeratad, ütled prašai, nagu ise end valmis küpsetaks sai. Mul veel meeles, kui armastus täitis mu kõhtu. Nüüd kõhu täiteks oskan vaid ahmida õhku. Ei saa öelda, et ma ei proovi. Eile lastega 4 jagasin viimase ploomi. Kus suunas on pood, kust sööki sa tood, miks varem ei osanud ma küsida, nüüd saasel hea nürinaaga mind nüsida. Jah, olen näljas, mul ribid on väljas, naabrite lõues lõhnamas grill, teil iga õhtu vaid heliseb pill. Palun, tooge või burger, tooge või keeks, et süüa saaks, ei tea, mida ära ma teeks. Tooge või porgand, keedetud peet, lõpetage mu sunduslik dieet. Heakene küll. Lõpuks lapsed poetreppi mind vedasid, kuid lugu samamoodi siit edasi läheb sedasi. Nad karjusid seal nagu nähes terroristlikku pommi, et nemad siit harjundu vaid ostma on kommi. Kuumleti taga müüja vangutab pead, no tõesti, kes võis seda ette teada. Laste meelest tekstuur kartulipudrul on liiga peen, liiga kõvaks on praetud pelmeen. No mis sa teed, anna või vitsa, kellegil alla ei lähe siin pitsa. Juba tunnen, mind nad haukavad. Kas issid praeme või tahate hautada? Näe, kuis tühjast kõhust ellu ärkab kurjuse uss. End tunnen, kui käia peal ihutav buss. Lapsed, ükshaaval tõstan ma kärru, täna emale järele läheme Pärnu. Ah, et siis siit koju toob ta hunniku pappi. See veel rohkem paneb pritsima sappi. Augustikuu meie peres on kõhe. Valusalt rebeneb palgalõhe. Ah, las ma urisen, kohe jään vakka, vaikselt ma kustun, ei üles löö takka. Kuid, head inimesed, Tartust siia sõites ma peatusin Puhjas. Selgus mind tabas, tundsin jalad on põhjas. Seal lehvitab mulle lapse hoidmise superstaar, luukere Jüri, kontide helk kui valge klaar. Jõud kuskilt tuli, mind homme ei leina. Rind ees pere lahinguväljal unustan leiva,
Tunnen kindlalt, et näen veel uut koitu, maitstes rõõmuga nälga Eesti iidset rahvustoitu. Superpaastlas salaku, see toob loome palangu. Tunnen, minust tarkab poeet, naised köögis, palun minge varsti tuurile veel.